Jätskar sõbrunes sel korral lisaks kevadele ka merega. Kiiska valge festivali-rajatis oli püsti sadamas ning mõnus lainelokse segunes muusikahelidega. Inimesed tulid uudistama ja nad jäid rahule. Oli nii õnnestumisi kui ebaõnne, mitu olulist esinejat jäi viimasel hetkel kõrvale. Klubipiidiga õhtu oli taas kuumimast kuumim. Karberike saksofon kõlas jälle kutsuvalt ning Liz Wrighti laulmise puhul küsiti see vana küsimus. Kas see on tõesti džäss? Jätskar 2012. Toimumisaeg 20 kuni 29 aprill. 32 kontserti Tallinnas ja 25 väljaspool Tallinna. Tallinnas toimuvad kontserdid 12 esinemispaigas. Esmakordselt on festivali peaareen Reisisadama kõrvale püstitatud merepaviljon. Esineb 38 koosseisu, 211 muusikut 14 riigist. Kuulajaid oli 14 000. Me siis kolisime nagu merepaviljoni 2012. See tuli lihtsalt sellest, et RGB ostis endale sellise asja, mida nad tahtsid proovida ja katsetada. Ja kuna Tauno oli meie hea kolleeg endisest ajast, siis me otsustasime seda proovida. Ja kahjuks ei olnud võimalik sinna 2 lava teha, et sinna on ikkagi nagu mahub üks lava. Postimees imestab. Tänavuseks Jätskareks tegi festival julge otsuse. Kui sobivat keskust ei ole, tuleb see teha. Siin hakkas kohe väikse aplaavaga peale, sest nädal aega ennem seda avamist selgus, et Mariam on haige ja seda afroprojekti pole võimalik teostada. Siis selle asemele Anne sai Zapp Mama. See osutus nagu väga meeleolukaks ja väga sobivaks avamuusikaks. Ainukene asi, et kontsert hilines, sest et Staar, mis ta nimi nüüd iganes oli, ei suvatsenud hotellist välja tulla või ma ei tea. Hilines umbes pool tundi vist. Mina pabistan seal, aga ikkagi lõpuks nagu tuli, läks kõik korda. Festivali tunne ajakirjas Muusika. Spetsiaalselt Jätskare jaoks rajatud uues merepaviljonis tundis küllap ka publik enda algul veidi ujedalt, kuid Zapp Mama pühkis selle ujeduse mõne minutiga minema. Siis laupäeval oli meil lastekontsert, kus taanlased mängisid oma muusikat ja kus oli palju peredega, need on niisugused beebidest kuni 8 aastani mingid sellised. Aga väga hästi võeti see vastu, Tõnis Mägi bluus samuti. Ja õhtul oli siis Euroopas on populaarne või niimoodi püüab noori lavale aidata see 12 Points, vist oli selle festivali nimi, kus on 12 ansamblit, siis üle Euroopa valitakse välja ja siis parimaid püütakse tiirutada siis erinevaid festivale mööda ja me siin olime siis nõus võtma ka 3 ansamblit, mis iseenesest olid nagu väga toredad, aga mitte suurele lavale, et nagu 200 saalis oleks mõjunud okei, et siis oleks olnud seal 150 inimest, nii umbes nagu võib-olla oli. Ja see on eraldi märgitud, et pühapäev oli Kalamajas, et see oli igavesti tore tasuta päev, et seal oli igal pool palju rahvast. Klaverivabrikus oli isegi mitu satsi pidi tegema.
Charlize laulis seal rõdu pealt, seal oli ka mingi 400 inimest, ma pakun. Ja seal Telliskivi loomelinnakus ja niimoodi Kalamaja pargis oli see Abrahams Cafe ja esimene ilus päev oli, et selles mõttes läks hästi. Nojah, 2012 muidugi süvendab seda muljet, millest on enne ühte teiste kanti pidi nii ja naa nagu natuke räägitud, et kui vaadata seda kava, võtta see kava lahti laial paberil, vaadata neid erinevaid kontserdipaiku, siis kindlasti võib leida oma tutvuskonnast nende inimeste seast, kes käivad ka Jätskaal kuulamas rohkem kui 2-3 kontserti. Võib leida nii mõnegi, kes käib just nimelt nendes paikades ja neid esinejaid kuulamas, keda ise ei trehva kohtama laval. Ja rääkides siukeste tuttavatega võibki jääda mulje, et sa oled käinud hoopis mingil teisel festivalil kui nemad. Et minu meelest annab see nagu haardest aimu. Isegi sellises linnas nagu Tallinn, see ei ole väga suur linn. Võib leida arvestataval hulgal kontserdipaiku ja sinna istutada erinevaid üritusi. Eespool vihjas Anne Erm sellele, kuidas festivali avakontserdi esineja haigestumise tõttu leiti neile kiiresti asendajaks vokaalgrupp Zap Mama. Sellega läks hästi, läks õnneks. Teine suurem tagasilõõk oli see, kui peaesineja Kristen McBride'i esinemispäeval selgus, et tuntud Ameerika bassist mitte ühegi nõksuga ei jõua enam Poolast Eestisse ja Merepaviljoni lavale. Ja Kristen McBride jäi ka tulemata, 2 asja tulemata. See oli, et me selle sama päeva jooksul tegime talle veel 2 korda lennupileteid ümber ja ikkagi ta ei saanud, ei jõudnud kohale. Me kulutasime portsu raha selle peale tõesti, et ta oli kuskil Poola mingis kaugemas linnas, et rong jäi hiljaks ja lennukile ei jõudnud ja siis jälle jõudnud ja niimoodi mingi suur jama oli, millega mida me kaotsime tõesti. Aga siis meie Vaigla bassi see bänd pidi terve kontserti andma, siis poole päeva pealt ma kutsusin siis Kristjan Randalut tule mängi lisaks mõned lood, aga kes tahtis need piletid osteti tagasi, aga ikkagi sinna jäi päris palju rahvast nagu neid bassiassasid kuulama. Väga tore ja hea oli see Tingval trio, tõesti tõeline pärl ja ka natukene rockilik selline Saksamaalt, aga tegelikult rohkem nagu Rootsi muusikute seal. Aitäh! Väga meeldiv on näha nii palju inimesi siin meid kuulamas ja ma loodan, et teil saab olema üks tore õhtu. Noorematest eestlastest oli minu jaoks 2012 esimene kord kohtuda Joel Rasmus Remmeli trioga, kus on bassi peal tema vend Heiko Joosep Remmel ja trummileb Aleksandr Kremenetski. Ma olen seda koosseisu kuulnud veel nüüd järgneval paaril aastal ja mulje neist üha paraneb. Kohe nagu rõõmu teeb see koosseis. Tere päevast, kallid džässisõbrad! Kohe on siia lavale astumas päris kena kogus kauneid daame ning väga häid armastatud Eestimaa lauljaid.
Üks selliseid merepaviljoni kontserte, mille salvestuse pakkus Klassikaraadioga rahvusvahelisse raadiolevisse, oli Eesti naislauljate paraad Jazzis ainult tüdrukud. See oli üks tüüpiline Anne Ermi idee, kuidas ja millest panna kokku üks kontsert. Publikut oli eestlannasid jälgimas palju ning lauljate seltskond oli vahva. Tarkus, õrnus, vaprus. Tiit Kusnets jätkab. Ma mäletan väga heal meelel kontserti, mis kandis nime Jazzis ainult tüdrukud. Hulk Eesti naislauljaid, siin olid nii Laura Põldvere, Anneliis Kits, Liisi Koikson, Anna Põldvee, Kadri Voorand, Maarja-Liis Ilus, Helin-Mari Aarder, Hedvig Hanson, Airi Alve ja Silvi Rait. Jah, ja hommikul oli selline natukene isevärki asi, kus oli väga vähe rahvast, aga nad tahtsid esineda Umo ja klavessiini duo. See oli täitsa tore, tegelikult oli täitsa tore. Minu arvates on Jazzkaar teinud tubli ja söaka teo sellega tol aastal, et võtnud kavasse sellise koosseisu nagu ansambli Umo ja klavessiini duo. Ansambli Umo ehk siis Aleksei Saks ja Robert Jürjendal, kitarr ja trampet. Ja tookord mängisid nemad Robert Jürjendali teose Meeleolud, mis oli kirjutatud 2 klavessiinile, kitarrile ja trampetile ja live-elektroonikale. Ma ei tea, kas see koosseis on, kui palju on see koosseis seda teost veel kusagil esitanud. Ei oska öelda, sellepärast ma arvangi, et see on äärmiselt oluline, et siin selles kavas on. Ainult selliste kontsertitega seda telgikujulist suurt Jazzkaare pealava täis ei too, aga ma usun, et need, kes seda kuulasid süvenenult, nendel oli see minu arvates küll rikastav kogemus muusikaliselt. Nii-öelda klubimuusikaga ööhakused õhtud oli Jazzkaare üks kaubamärke. Siin oli kohal hoopis teistmoodi publik kui päevastel pingiridadega kontserdidel. Kuigi väikses kohas ja tegelikult supergrupp on ka see klubikates see Joe's Dance, Soome oma. Klubikatest oli väga oodatud see Brand New Heavis, panid küll tohutu energiaga, seal oli vist mingi 1500 inimest tõesti, et ei saa kurta. Suuremad Jazzkaare kontserdid toimusid vastavalt ka suuremas saalis. Nokia kontserdimaja 1700 kohta oli argument. Pärast linnahalli uste kinninaalutamist oli see suurim koht Tallinnas, kus viisakal kombel sai teha kontserte. No, siin on olnud eelmistel aastal neid kontserte ikka kohe massiliselt. Loomulikult Jan Garbariki kontsert oli tore. No, mis siis highlights olid, et Garbarek koos Kurtuga oli siis selle Nokia laval. Ajakiri Muusika tunnustab meistrite mängu. Jan Garbariki sound on nii äratuntav, et tihti öeldakse, et üks või teine saksofonist mängib nagu Garbarek. Nokia laval oli ka Liis Rait, selline pehme ja spirituaalilik. Naislaulajate seas on moes palju elulava olla. Mõtlen, et nüüd tuleb see sammuskine, kas Sandra Wilson ka palju elulaval. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? Tema kontsert algas vaikse versiooniga Neil Youngi varasest laulust ja käis läbi mitmeid teid ning pärast mõni nendest eelnimetatud Eesti jätslauljataridest ütles meile pärast kontserti, et oli seal, mis nüüd oli ja kontsert oli tore, aga džessi seal küll eriti ei kuulnud.
Sirp eelistab eestimaist. Välisesinejate tase on Jatskaaril olnud ikka kõrge, kuid Eesti Jazz on festivalil aastatega järjest enam esiplaanile tõusnud. Pärast seda, kui Tallinn 2011 oli suisa sundinud oma rahastamistega iga ja mitmesuguseid tegelasi minema linna peale, inimeste sekka, läks sinna nii-öelda linnaruumiga Jatskaar. Tegelikult oli seda olnud juba varemgi, eriti nendel aastatel, kui tähistati aprillis Jatsukuud. Kuid siis oli see tegevus olnud veel kaootiline, nüüd aga juba sihipärane. Edasi räägib saksofonist Siim Aimla, sest ilma tema osaluseta oleksid need üritused hoopis kahvatuma jumega. See sai alguse sellest, et üks vahe peeti aprilli kui Jazzikuud ja selle raames oli veel enne Jazzkaare algamist palju niisuguseid performanceid või väikseid ülesastumisi tänavatel ja avalikus linnaruumis, trammides ja kõikvõimalikes kohtades. Ja siis, kui selle aprilli kui Jazzikuu pidamine ära lõppes, siis me hakkasime või õigemini Jazzkaare meeskond, täpsem oleks vist küll öelda naiskond, hakkas tegema nii-öelda Jazzi linnaruumi projekti, mis oli põhimõtteliselt samasugune, et viia Jazzi inimestele linna kätte ja teha niisuguseid väikseid välkülesastumisi linnas erinevates kohtades ja mitte lihtsalt kontserte, vaid väikse nipiga. Ja neid nippe me oleme nüüd siis aastate jooksul mõelnud ja mõned on töötanud paremini, mõned halvemini. Need, mis on paremini töötanud, neid me kasutame järgmine aasta veel ja võtame uusi nippe lisaks. Ja see on tohutult põnev. See on minu arust väga jõudu andev ja see on isegi kasulik. Kuidagi Tallinnas ei ole ju tänavamuusikat kui sellist peaaegu üldse. Kui käi kuskil suurlinnades, isegi väga kaugele pole vaja minna ja tänavamuusikuks olemine ei ole ju mitmel maal üldse mingi häbiasi. Mõned noored teenivad sellega tõepoolest väikest taskuraha ka, aga see ilmestab minu meelest seda tänavapilti tohutult. Et minu meelest seda on tore teha tänaval mängida inimestel natukene, võib-olla isegi nagu inimesi natukene ehmatada. Turiste see tavaliselt ei ehmata, aga Eesti inimesi küll. See ei ole üldse klounaad. See on asi, mis kui nagu slängi kasutada, tõmbab mind nagu täiesti käima. Mulle sellised veidrused nagu väga meeldivad. Mulle kuidagi see on tore. Ja huvitav on ka see, et kui ma olen sinna kaasanud just palju otsakooli õpilasi sellisesse projektidesse, see on väga paljastav. See ei ole üldsegi nii sama lihtne, et sa lihtsalt lähed mängid midagi. Et see pillimängu oskus ja reageerimisoskus peab olema juba sellisel tasemel, et sa saad seda teha. Et kes on veel väga hädine oma pilliga, sellel ei ole nagu sinna tänavale nagu asja, kuigi võiks arvata vastupidi. Et mis nüüd siin tänaval plõntsivad midagi. See on otse vastupidi. Võtame näiteks selle Jazzi rongkäigu, mida me oleme ka mitu korda teinud. Seal peab olema lihtsalt niimoodi, et me hõikame mingi loo ja see lugu läheb. Ja seal ei ole enam aega mõelda, mul jäid noodid koju või ma nüüd ei oska seda. Ei, võta või jäta, sa pead mängima. Ja kui lugu ei tea, siis kuulad esialgu ja siis õpid mängima. Et see ei ole üldse nii sama lihtne. Kui me nüüd seda klounaadiks nimetaksime, siis võiks öelda, et tavaliselt nagu tsirkuses klounid, kes mängivad nagu nad ei oskaks trapetsi peal trikke teha, peavad olema kõige vingemad tüübid, eks ole. Et muidu nad kukuvad lihtsalt surnuks ennast. Tänaval mängimisega on natukene sama asi või nende performanceitega. See on teistmoodi jah. Ja seal peab olema valmis väga erinevateks nii-öelda vastukajadeks. Või see tuleb nii äkki, et mõni naeratab ja hakkab tantsima su pilli saatel. Paraku mõni hakkab porisema ka ja küsib, kas teil luba on. on ette tulnud ka niisugust asja. Kahjuks peab ütlema, et meil alati luba on olnud. Kuigi mulle see üldse ei meeldi, et peaks üks asja luba olema, aga õnneks Jazzkaare tiim ei jäta niisuguseid asju kahe silma vahele. Jah, loomulikult see suhe publikuga seal tänaval on ikka hoopis midagi muud. Jah, tõepoolest. Siim Aimla jätkab selgitusi, mida tema ja ta sõbrad Jatskaare sildi all korda saatsid linna tänavatel. Minu lemmik performance on see, et meil on niisugune tänavale paneme, näiteks Harju tänavale kuskile nii-öelda muusikavaiba ja seal on muusikud kõrval. Ja kui inimene selle vaiba peale astub, siis muusika kõlab ja kui seal vaiba peal keegi ei astu, siis see on vaikus. Ja see on alguses ei saa aru, aga siis kui nad hakkavad aru saama,
siis on päris põnev ja igasugu selliseid ettevõtmisi. Selle sama vaibaga oli ükskord väga tore. See oli vist välismaalane, naisterahvas tabas selle nippi ära, et kui keegi kõnnib seal vaibal, siis on see muusika. Siis ta hakkas sinna vaiba peale hüppama, hüppas peale ja hakkas meid nagu testima, et kui kiiresti me reageerime. Oi, see oli põnev. Siis oligi nii, hüppas sinna peale, pidi mängima, pill oli kogu aeg suus, aga meid oli mitu inimest seal. Ja siis oli päris naljakas mõlemal pool. See oli päris pull, jah. Eks need olegi sellised väljakutsed. Me ju loodamegi, et publik hakkaks nagu meiega mängima. Kord me tegime niisugust asja seal Vanaturu kaelas, kus Olde Hansa pähklimüüjad müüvad neid pähkleid. Ja meie panime oma leiti sinna teisele poole tänavat. Hakkasime ka hõikama, et tulge ostke muusikat. Et minut swingi maksab 20 senti ja 30 sekundit bossanovat maksab 10 senti ja nii edasi. Et kui ostate minuti swingi, saate 5 sekundit funkit peale kauba ja nagu kauplemine käib. Ja siis tekkis ka sükene, et kahjuks keegi kauplema ei hakanud. Mul oli kahju, et kõik tahtsid üle maksta kogu aeg välismaale, annavad €1, aga meil polnud selle euroga midagi teha. Me tahtsime, et hakataks kauplema, et kas saab ikka 20 sendist, mängi ikka minut 20 meile seda swingi või. Aga selleni tookord asi ei jõudnud, võib-olla see aasta läheb paremini. Nagu olete nüüd juba Siim Aimla jutust kindlasti mõistnud, on tänaval mängimine ja seal inimestega kontakti saamine muusikule tõeline proovikivi. Ja samal ajal on see ka üks ilmatu lõbus katsumus. Sest kui mängus puudub lõbu, siis on ka mängimises endas vähe mõtet sees. Minu senine lemmik oli see nii-öelda Kerjuse projekt, mis läks natukene ilma nahka tookord, aga siis ka paar inimest tabasid selle ära ja siis mängisid meiega. See oli nagu nõndaviisi, et me olime nagu kerjusteks maskeerunud Viru tänaval ja meil ees oli silt, et väike raha teeb imet. Ja siis keegi pani sinna mündi sinna kaabu või selle topsiku sisse. Siis meil lendasid need kerjuse hõlstid ära, siis me olime smokingutes, nurga tagant tulid välja professionaalsed tantsijad, siis me tegime sellist kiiret Dixieland muusikat, nagu asi käib kiirelt ja virtuoosselt. See oli küll palju tehmatuid selle peale, niimoodi täitsa ära, see oli vahva. Aga siis nad ka mängisid nagu me, keegi just mingi Soome vanavaar, siis naine oli seda näinud, siis utsitas ja ma mõtlesin, et pane sinna mingi väike sent, et saab ka midagi. Aastaid on mind kummitanud ja võib-olla see aasta see läheb täide niisugune projekt, mida me siis püüame teha koos Energiakeskusega. Et kui mängida elektripillide peal ja kui näiteks vaikse häälega laulja laulab ka, et see kõik vajab võimendusi. Kitarrivõimendust, bassivõimendust ja lauluvõimendust, muidu ei ole hästi kosta. Tugevamaid pille nagu trumme ja saksofone ja akustilist kitarri kõik on ju kosta tänaval ka väga hästi ilma igasuguse võimenduseta. Aga kui me mängiks niimoodi neid vaikseid pille, et meil oleks võimendid olemas ka, aga midagi kosta ei oleks. Aga need võimendid oleks ühenduses elektrigeneraatoriga, näiteks velogeneraatoriga, et inimene väntab nagu jalgratast, aga väntab tegelikult elektrit. Et inimene saab teha muusikat kuuldavaks siis. Me mängime kogu aeg, või nemad mängivad, mina ei oska kitarri mängida kahjuks või laulda. Aga et muusika kõlab küll, aga ei ole kosta. Ja siis, kes tahab seda kuulata, väntab ise selle elektri. Et seda tahaks kangesti teha, ma loodan, et see tuleb välja, sest et see tundub hästi vahva. Tapa oli tõusnud just nagu parimate saksofonistide hulka igasugustes küsitlustes. Ja tõesti, väga virtuoosne ja väga hea, aga mul ei ole midagi selle kohta öelda, aga mis tal seal oli bassimees või kitarrist, et see olid suure kohuvaluga laval. Mida vist oli ka näost ka natukene näha, aga väga vapralt pidas vastu. Merepaviljoni laval mängis oma ansambliga saksofonist Ameerikast. Teda sai festival reklaamida hüüatusega maailma parimalt saksofonist. New Yorgis sündinud indialane Rudresh Mahantappa oli tõepoolest džässikriitikute lemmik.
Mitu aastat järjepannu oli maailma kriitikute eliit teda küsitlustes hääletanud oma pillil parimaks džässmuusikuks. Nii et igal juhul oli tegemist mehega džässmaailma hetke tipust. Ja tema keerukavõitu kontsert oli sellele staatusele vastav. I'm Indian American. I'm Indian, I'm American, I'm neither, I'm both. And I have this identity that I have to live with 24 hours of every day. So it's not even about the music. It's about India muusikast pärit virtuoslikkuse sulatamine džässi raamidesse. Rudresh ütleb, et ta on India ameeriklane ja sellise identiteediga elab ta 24 tundi päevas. Nii et asi ei ole mitte niivõrd muusikas, vaid selle väljendamises, kes ta tegelikult on. Ta tahtvad teha teistsugust. Ameerika kohtub Indiaga džässi. People are playing in the same room, but they're not playing together. And it's very important to me that it sounds like a unified concept. It sounds like a seamless whole band. It's not a splintered thing where this guy's doing his thing in one corner and this guy's doing his thing in the other corner. Inimesed mängivad samas ruumis, kuid mitte koos. Aga tema tahab, et see oleks liitekohtadeta tervik. Mitte mingi laiali pihustatud värkus, iga üks nokitseb midagi oma nurgas. Ja mõeldes oma juurtele ja India kultuurile, soovivad Mahan Tappa esivanemate pärandit mitte nii-öelda müüa odavalt. In thinking about Indian culture, I mean, I don't want to sell the culture of my ancestry cheaply, you know. It's very important to me that doesn't happen. So if I'm going to play with a tabla player, we're going to deal with the language of the tabla and we're going to deal with kui ta mängib koos tablamängijaga, siis ei suhtu nad sellesse instrumenti kui mingisse järjekordsesse rütmipilli, vaid kui India muusika tuhandeid aastaid kestnud ajaloosse. Kolleeg Tiit Kusnets küsib, kas India näojoonte ja meelsusega saksofonimängija on õnnelik, olles ameeriklane? Am I glad to be an American? That is so funny. I'm glad that America has given me many opportunities to explore any number of ways of creating and perceiving and consuming art. Ameerika on võimalus tema, räägib Mahan Tappa, kui on naermise lõpetanud. Kunsti loomise, tajumise ja tarbimise võimalustest räägib ta, isiksuse, vabadusest ja identiteedist. Ei ole ju probleem olla päritolult indialane ja samal ajal oma näoliselt osa ka sellest kultuurist. Ta ei vahetaks seda millegi muu vastu, päris kindlasti mitte. No selliseid uusi asju on nagu raskem müüa kui vanu tuttavaid. Nojah, et natukene õnnetud oli, et see mingid asjad ära jäid, aga see Amadou ja Mariam ei olnud ka välja müüdud, et selles suhtes nagu suurt kaotust ei olnud, et Saab Mama oli isegi nõksa nagu odavam. Päevaleht annab andeks. Tänavune Jatskar suutis ennast võrreldes eelmise aastaga mõnevõrra rehabiliteerida. Aasta 2012. Kuulsite 23. saadet sarjast Jatskar 25.